Alates Venemaa-Ukraina sõja algusest on selge, et Ukraina on outsider. See ei suuda võistelda Venemaa suure inimressursi ega Kremli peaaegu lõputute tankide, soomusmasinate ja muu varustuse tagavaradega. Ukraina suudab Venemaaga strateegias sammu pidada ja isegi edestada, mis ongi Kiievit selles võitluses hoidnud. Ukraina sõjalised strateegid ja taktikalised juhid on pidevalt leidnud viise, kuidas üle kavaldada oma tihti kangekaelseid ja raiskavaid vastaseid. Ja üht tõhusaimat peibutamise ja kurnamise strateegiat kasutatakse igapäevaselt kogu rindejoonel, et luua Vene rünnakurühmadele surmalõkse. Seega täna vaatame lähemalt, kuidas see toimib. Enne detailidesse laskumist peame mõistma konteksti. Tavapärases sissetungi olukorras on agressor ehk sissetungija ja kaitsja ehk rünnatav riik. Kaitsja ehitab sageli oma territooriumi piirile kindlustused, mida agressor püüab murda. See loob tuntud rindejoone, kus üks pool kaitseb oma maad viimse meheni, teine aga pommitab ja ründab, püüdes murda kaitset ja vallutada territooriumi. Sealt edasi on lihtsalt küsimus, kumb pool suudab paremini, kas rindejoont hoida või sellest läbi murda. Sõda on põlvkondade kaupa nii toimunud, mistõttu rindejoone liikumised ja territooriumi võidud või kaotused näitavad selgelt, kuidas sõda edeneb ja kumb pool on ülekaalus. Aga Ukraina taktikud saavad kiiresti aru, et see tavapärane ja etteaimatav lähenemine ei töötaks nende jaoks. Miks? Nad seisavad vastamisi endast palju suurema ja tugevama jõuga. Kui nad jääksid kaevikutesse ja püüaksid iga sentimeetrit kaitsta, aeglustaksid nad Venemaa edasitungi, kuid tulemus oleks sama. Venemaa võiks tohutu sõdurite arvu ja jõhkrusega lõpuks Ukraina kaitsejõud kurnata ja nende rindest läbi murda. Lühidalt öeldes oleks see vaid aja küsimus, kuni Venemaa lõpuks saab, mida tahab. Hõivab Donetski, Luhanski ja teised alad ning võib-olla liigub edasi, et vallutada ka Kiiev ja teised riigi osad. Ukrainal pole valikut. Ukraina komandöörid pidid leidma viisi, kuidas kaitsta positsioone ja tõrjuda Vene rünnakuid ilma sõdureid asjatult ohverdamata. Nad said aru, et mõnikord on parem ajutiselt positsioonidest loobuda, et üksusi ja ressursse säilitada ning siis õigel ajal samas kohas venelastele vastulöök anda ja ala tagasi võtta. See mõtteviis on peibutamise ja kurnamise strateegia alus. 4-aastmeline, halastamatult tõhus protsess. Esimene samm on Ukraina lõksu seadmine ja peibutise paigutamine. See on protsessi võti. Ukraina sõdurid meelitavad Vene rünnakurühmad tavaliselt 35-50 jalaväelast kindlatesse piirkondadesse. Ukraina kasutab maksimaalselt ära üht oma suurimat eelist, võitlust oma maal. Ukraina üksused kasutavad teadmisi maastikust ja reljeefist, et leida ideaalsed lõksukohad. Nad kasutavad erinevaid vahendeid, nagu miine, tõkkeid, traati, kraave ja betooni, et suunata vaenlane soovitud kohtadesse. Selliste takistuste ees on Vene üksustel vähe valikuid. Nad võivad laiali hargneda ja ühtsuse kaotada, otsides muid viise takistustest möödumiseks või proovides neist läbi minna, mis põhjustab aja raiskamist ja kaotusi. Või valivad nad näiliselt turvalise tee vaenlase poole. Nad valivad tavaliselt näiliselt turvalise tee, millele Ukraina loodab. Siin tulebki mängu teine samm. Sõda karistab massi. Kui Ukraina koondab liiga palju sõdureid, ründab Venemaa neid suurtükiväega. Sama loogika kehtib ka sõidukite ja muu varustuse puhul. Kui neid on liiga palju koos, on vaenlase droonidel lihtne need tihedad kogumid avastada ja hävitada. Seega, selle asemel, et hoida suuri väehulki oma lõksukohti valvamas, on Ukrainal sageli igas sellises kohas vaid suhteliselt väikesed üksused. Nad ei ole seal selleks, et positsioone hoida või kaevikutesse jääda ja vaenlast viimse hingetõmbeni tagasi lüüa. Nende ülesanne on hoopis lihtsam. Kui Vene rünnakurühma piirkonda sisenevad, lasevad nad paar lasku, mis meelitab vaenlase just sinna edasi liikuma. Seejärel hindavad nad vastase jõudude tihedust ja alustavad plaani pärast taandumist turvalisemasse kohta sügavamal oma territooriumil. Ukraina väed jätavad mulje, et paanitsevad ja põgenevad, kuigi tegelikult nad seda ei tee.
Just sellist muljet nad tahavadki vaenlasele jätta. Nad tahavad, et venelased tunneksid end enesekindlalt ja ülbetena ning liiguksid edasi, püüdes ise seda kohta kindlustada, olles täiesti teadmatuses, et nad marsivad otse Ukraina surmalõksu. Ja enamasti juhtubki täpselt nii, sest venelased on ettearvatavad. Nende armee on kogu sõja vältel kasutanud sarnaseid taktikaid, õppides vähe ja jätkates samade jonnakate ning raiskavate strateegiatega, mis on takistanud neil saavutamast olulisi edusamme või suuri võite juba mitu aastat. Kui Vene rünnakurühmad näevad vaenlaste põgenemist, kasutavad nad võimalust haarata maad ja suurendada ülekaalu ning liiguvad edasi. Ukraina jälgib neid pidevalt, sest rindejooned on luuredroonidega üle ujutatud. Mõlemad pooled jälgivad lahinguvälja taevast, koguvad ja edastavad väärtuslikku luureinfot maapealsetele vägedele. Need droonid jälgivad ja ootavad, kui venelased edasi liiguvad, samal ajal kui meeskonnad hoiavad kohalikke üksusi kursis rünnakurühma suuruse ning relvade ja võimalike lisavahendite kohta, millega nad tegutsevad. See teeve on plaani järgmise etapi jaoks oluline. 3. samm – vasturünnak. Kui venelased on sisse tunginud ja tähistavad näilist võitu, kasutab Ukraina võimalust lõks sulgeda ja vastulöögile minna. Nad avavad ootamatult tule Vene rünnakumeeskonna pihta kogu oma tulejõuga. See hõlmab miinipildujaid ja toru suurtükke, et rünnata Vene üksusi kiiresti ja tõhusalt enne, kui nad aru saavad, mis toimub. Ründedroone ja tiirutavat lõhkemoona võidakse kasutada mahajääjate ja põgenemiseks kasutatavate sõidukite hävitamiseks. Nende näiliselt turvaline positsioon muutub äkitselt kõige ohtlikumaks kohaks kaardil. Pea meeles, see oli Ukraina poolt eelnevalt planeeritud. Neil olid suurtükivägi, droonimeeskonnad ja muud ründesüsteemid juba ette valmistatud ja valmis kohe vajadusel tegutsema. Veelgi enam, kuna Ukraina väed olid neil positsioonidel vaid minutid varem, teavad nad täpseid koordinaate. Nad tunnevad ümbritsevat maastikku, reljeefi, geograafiat ja tingimusi. Selline teave võimaldab neil positsioone väga tõhusalt pommitada, jätmata ellu kedagi, kes võiks loo edasi rääkida. Ukraina väed seavad mõnikord isegi teiseseid tapmistsoone, juhuks kui venelastel on aega ja võimalust proovida taganeda. Tänu miinidele ja takistustele teavad Ukraina väed sageli, milliseid teid venelased kasutavad ning saavad neid sihtida. Paigutades lähedusse täiendavaid lõkse, suurtükimeeskondi ja rändmoona, ollakse valmis jätkama tuld mitte ainult taganevate venelaste, vaid ka varustus- ja täiendusteede pihta. Nii et isegi kui rünnakumeeskonnal on aega abi kutsuda, tabatakse kõik lisaks saadetud veoautod või sõdurid, kes üritavad sellesse piirkonda liikuda sama lihtsalt nagu kõiki teisi. Droonid on siin väga tähtsad, tagades pideva jälgimise ja luureinfo, mida Ukraina vajab rünnakute planeerimiseks ja läbiviimiseks. Tänu silmadele taevas teab Ukraina meeskond alati vaenlase tegevust ja suudab neist sammu võrra ees olla. Kui Vene üksused on hävitatud, lõpetab Ukraina oma peibuta ja verista strateegia viimase sammuga, territooriumi tagasivõtmisega. Kui oht on kõrvaldatud, saavad samad väed, kes vaid hetk tagasi lõksukohast taandusid, kohe tagasi liikuda, jätkata jälgimist ja valmistuda kogu protsessi kordamiseks nii pea, kui järgmine Vene rünnak algab. Ja siin on osa, mida enamik vaatlejaid tähele ei pane. Kui selline analüüs sind huvitab, telli The Military Show kanal, enne kui süveneme, miks see strateegia töötab. Me analüüsime seda iganädalaselt. Nüüd tagasi lõksu juurde. See strateegia iseloomustab paljuski kahe poole taktikalise mõtlemise tohutut erinevust. Ühelt poolt on Venemaal palju suurem armee ja ta suudab pidevalt värvata uusi sõdureid, asendamaks Ukrainas kaotatuid. Seetõttu on Kremli komanderid kogu sõja kasutanud raiskavaid taktikaid. Nad on korduvalt näidanud valmisolekut saata mehi lihaveskisse, korrates samu vigu ja lootes, et toores jõud viib sihile. Nad ei hooli sõdurite surmadest ega vigastustest, vaid ainult territoriaalsetest vallutustest, mis nende arvates tõestavad sõjavõitu.
Nad ohverdavad rahulikult rühmi vähese vaenlase territooriumi pärast, mistõttu näeme iga päev väikseid rünnakrühmi Ukraina positsioone ründamas kogu rindel. Ukraina läheneb teistmoodi, keskendudes inimeste säästmisele, nutikatele taktikalistele otsustele ja ootamatutele rünnakutele, et vähendada kaotusi ja hoida inimesi elus. Ukraina ei saa väiksema armeega lubada elude raiskamist. Komandöörid ei taha oma sõdureid kohelda nagu ühekordset kaupa. Nad ei keskendu nagu Venemaa rindekaotuste ja võitude mõõtmisele ega muretse tähtsusetute maatükkide pärast. Nad hoolivad palju rohkem sellest, et hoida oma kaotused minimaalsed ja maksimeerida vaenlase kaotusi. Sellepärast on sellised taktikad nagu peibutamine ja kurnamine nii tõhusad. Selle strateegia eesmärk on kaitsta Ukraina sõdureid. Näiteks kui Ukraina alustab vasturünnakuid Vene rünnakrühmade vastu, ei toetuta jalaväele, kes on relvastatud püssidega ja kellele on kästud vaenlase positsioonile tormata. Nad kasutavad suurtükimürske, droonirünnakuid ja ringlevaid lõhkekehi, mis põhjustavad suurt kahju ilma sõdureid ohtu seadmata. Kui ka ukrainlaste üksused taanduvad, hajuvad nad instinktiivselt ja võtavad ümbruskonnas erinevad strateegilised positsioonid sisse. Venemaal on raske kogu Ukraina üksust hävitada, kulutades rohkem mürske, laskemoona ja ressursse, isegi järelrünnakuid alustades. Ukraina komandöörid kasutavad kodumaa eeliseid, paigutades oma inimesed strateegilistesse ja kaitstud kohtadesse, vähendades ümberpiiramise ja hävitamise ohtu. Nad kasutavad pidevalt droone lahinguvälja skaneerimiseks ja andmete kogumiseks otsuste tegemisel. Kõik on nutikas, strateegiline ja ajastatud täiuslikult, toetudes faktidele ning eesmärgiga kallutada võimalused Ukraina kasuks. Strateegia eesmärk on muuta mänguplaani, nullida Venemaa inimressursi ülekaal ja hoida Ukraina kaitseliinid ilma liigsete ohvriteta. See plaan pole täiuslik ja sisaldab riske. Kui Ukraina viivitab lõksude käivitamisega, võib Venemaa viia droonimeeskonnad ja suurtükiväe võtmekohtadesse, et toetada rünnakumeeskondi Ukraina territooriumi hõivamisel. Kui see juhtub, võib Ukraina enda droonide katvus väheneda ja kui nende silmad taevas on pimedad, ei ole neil vajalikku luureinfot, et oma rünnakuid korraldada. Selline plaan nõuab laitmatut teostust ja tõhusust. Ukraina ei saa lubada viivitusi ega kõhklusi. Iga osa plaanist, alates taktikalistest taganemistest kuni vasturünnakuteni, peab olema kiire ja viivitusteta. Kui meeskonnad jõuavad õigel ajal positsioonidele ja vastulööki annavad, ei saa venelased droonimeeskondi paigutada. See võimaldab neil säilitada kontrolli oma lõksukohtade ja ümbritsevate tapatsoonide üle, et neid tulevikus uuesti kasutada. Selle strateegia lõpptulemus on see, mida oleme kogu sõja jooksul korduvalt näinud. Aeg-ajalt näib, et Vene väed murravad läbi Ukraina kaitseliinidest. See võib tunduda, nagu oleksid nad saanud kontrolli tähtsa maa-ala üle või loonud baasi edasisteks rünnakuteks vaenlase territooriumile. Vene pool kuulutab võitu. Sõjablogijad väidavad purustava võidu olevat lähedal, samal ajal kui president Vladimir Putin saab komandööridelt kallutatud aruandeid edusammudest võtmealadelt. Siis päevad või isegi tunnid hiljem ilmuvad teated, et Ukraina on suutnud oma kaotatud positsioonid tagasi vallutada, tõrjudes vastase tagasi ja taastades alad, mis näisid olevat jäädavalt kaotatud. Oleme seda näinud Donetskis, Luhanskis, Sumõs, Harkivis ja mujal. Sageli tundub, et Moskva saavutab ülekaalu, kuid Kiiev taastab olukorra kiiresti. Venemaa kaotab sellistes kokkupõrgetes palju rohkem inimesi ja ressursse kui Ukraina. Ja sellest pole isegi mingit kasu, sest suurem osa vallutatud maast võetakse peagi tagasi. Pole kahtlust, et aja jooksul see mõjutab Vene sõjamasinat rängalt. Esiteks kulutab see erakordselt palju sõdureid. Vene rünnakurühma purustamisel saab surma või haavata kümneid sõdureid, kellest paljud ei naase lahingusse. Ja varem võis Venemaa leida piisavalt uusi värvatuid, et neid kaotusi kompenseerida, kuid tänapäeval muutub see järjest keerulisemaks. Paljud, kes on valmis Ukrainasse võitlema minema, on juba vabatahtlikult läinud või piisavalt motiveeritud sinna minema. Need, kes on jäänud, on üha vastumeelsemad liituma, ükskõik kui palju raha värbajad neile pakuvad.
Teiseks, sellised tulevahetused õõnestavad kahtlemata Venemaa moraali. Kui rünnakurühm näib saavutavat kiire võidu, kuid hiljem hävitatakse, kinnitab see arusaama, et need rünnakud on enesetapumissioonid. Üha rohkem Vene sõdureid saab aru, et neid saadetakse kindlasse surma ja see muudab nad aja jooksul palju vähem valmis käske täitma. Tõenäoliselt näeme üha rohkem juhtumeid, kus sõdurid kas ei täida käske, põgenevad lahinguväljalt, et end päästa või annavad esimese ohumärgi korral alla. See raskendab Venemaal veelgi väikese edu saavutamist rindejoonel, rääkimata vajalikest läbimurretest, et oma sõjamasinad sügavamale Ukrainasse suruda. Ukraina surmalõksu ja kurnamistaktika on Venemaa edu praktiliselt võimatuks muutnud. Ülejäänud maailm peaks õppima Ukrainalt, sest droonide ja uute sõjataktikate ajastul pole vana doktriin hoida rindejoont iga hinna eest enam asjakohane. See viib kindlasti katastroofini. Droonide pideva jälgimise ja luureinfo tõttu peavad eesliiniväed olema liikuvamad, taktikalisemad ja valmis ajutiselt positsioone loovutama, et vastast tõhusamalt rünnata ja alad tagasi vallutada. See pole argpükslik taganemine ega paanika, vaid arukas säästlik strateegia. Pikas plaanis on mõistlikum loovutada mõneks tunniks tähtsusetu maa ja päästa kümnete sõdurite elud, kui lasta neil surra maa pärast, mis tegelikult pole oluline. Kui kuulete, et Venemaa sai maad juurde või Ukraina kaotas positsiooni, suhtuge sellesse ettevaatlikult. See ei pruugi tähendada sama, mis varem. Videos selgitatakse, kuidas Ukraina vahetab lühiajalised kaotused pikaajaliste võitude vastu ning käsitletakse tõde enne Kiievi taandumist Pokrovski juures. Vaadake seda videot, et teada saada Putini õõvastavatest plaanidest 2 miljoni oma inimese suhtes. Ärge unustage tellida The Military Show'd, et saada värskeid uudiseid ja analüüse, mida te ei taha maha magada.